õpetaja töö on juhi töö, sa pead oskama aega planeerida, sa pead inimesi motiveerima, sealjuures motiveerima neid, kes võib-olla suures osas ei taha õppida või ei ole harjunud õppima ja siis sa pead neile seadma eesmärke, nendega koos neid sinna eesmärgi poole juhtima. Ja tegelikult üldiselt otse ülikoolist tulles juhiks ei saada, aga õpetaja töö pakub selle võimaluse, et sa võid saada kohe juhiks ja sinu ülesanne siis on nüüd selle juhi töö käigus kujuneda liidriks. Ja selliseid liidrioskusi arendada niivõrd noorelt, ma arvan, ükski teine töö ei paku seda võimalust. Mina õppisin Tartu Ülikoolis õigusteadust, lõpetasin 2008. aastal ja siis hakkasin mõtlema, et minust, või õigemini juba varem hakkasin mõtlema, mis minust edasi võiks saada. Ja siis, kui ma sellele mõtlesin, siis juristiks saamine ei tundunud minu jaoks atraktiivne, sest Eestis on väga palju väga häid juriste ja see, kui mina olen üks hea jurist, ei muuda Eesti ühiskonnas väga palju. Aga kahjuks meil ei ole nii palju häid õpetajaid, kui meil on häid juriste. Ja ühe väga hea õpetajana suudan mina Eesti ühiskonnas oluliselt rohkem muuta ja sellepärast selle tee valisin enda jaoks. Ma olen saanud väga erinevaid reaktsioone, kui ma tutvustan ennast kui õpetajat või kui ma tutvustan ennast kui juristi, siis see suhtumine on kohe erinev. Ja see võib olla üks põhjus, miks osad inimesed ei julge õpetajametit valida. Eesti hariduses on palju probleeme, aga lahendusi, esimene lahendus ongi minu meelest see, mida meie teeme, et me toome koolidesse rohkem inimesi, kellel on julgus algatada muutusi. Sest mida ma oma koolis sageli näen, on see, et õpetajad küll näevad probleemi, aga ei nähta nagu seda enda rolli, et kuidas seda muutust luua või mida mina saan teha, et see oleks teisiti. Tegelikult haridusse ei lähe Eestis sugugi vähe raha, aga enamusest rahast läheb koolimajade katustesse ja uutesse tahvlitesse. Ma arvan, et see on küll vajalik, aga see ei ole esmane. Et see on samamoodi, et selle uue koolimaja me võime, sinna võib raha investeerida ka 5 aasta pärast ja otseselt midagi ei juhtu. Aga kui me õpetajatesse ei investeeri praegu, siis selle 5 aasta jooksul kõik need õpilased, keda nad õpetavad, ei arene nii palju, kui nad võiksid areneda. Ja seda pärast enam nagu tagasi ei tee. Haridussüsteemis kõige rohkem saab mõjutada õpetaja. Kui õpetaja on eeskujuks, kui ta seab kõrgeid eesmärke nii endale kui oma õpilastele ja ta usub, et nende täitmine on võimalik, siis saab Eesti hariduses ja selle kaudu ühiskonnast tohutult palju ära teha. Ja sellepärast on äärmiselt tähtis, et õpetajateks läheksid inimesed, kes on väga targad, motiveeritud, seavad kõrgeid eesmärke. Üks asi, mida ma oma õpilastele alati õpetan, et kui ühiskonnas on midagi, mis sind häirib ja mis sinu nagu valuläve ületab, siis sina oledki see, kes peab midagi selles suhtes ette võtma. Ja kui ma seda ise tõesti usun, siis ma pean selles suhtes eeskuju olema, et kui mulle tundub, et Eesti hariduses on asju, mis vajaks parandamist, siis kes siis seda veel peaks tegema, kui mitte mina koostöös oma mõttekaaslastega. Noored kooliprogrammi üks kõige suuremaid väärtusi minu jaoks on see sotsiaalne kapital, mis on võimalik siit saada või see sotsiaalne võrgustik, kõik need inimesed, kellega sa kohtud. Sest kui võtta see, et Eestist tegelikult valitakse välja kõige paremad ülikooli lõpetajad ja sul on võimalus 2 aastat koos nendega õppida ja areneda. See on tohutu väärtus lisaks sellele koolituse sisule, mis me saame. Ja muidugi kõik noored kooli partnerid, toetajad, terve see võrgustik on ikkagi täis äärmiselt inspireerivaid inimesi ja see on minu arengu jaoks olnud hästi suure väärtusega. See on hämmastav, mitte isegi hämmastav, aga see on nii meeldiv, kuidas üks grupp inimesi, keda see võib-olla ei olegi väga kaua aega tundnud, sest me oleme tegelikult ju olnud koos ainult 2 aastat, kuidas sellised ühised väärtused ja ühised eesmärgid ja ühised arusaamad maailmast niivõrd palju liidavad. Et kuigi me isiksustena oleme kahtlemata väga-väga erinevad ja meie mingid sellised ootused võib-olla elule ja ühiskonnale ja nii edasi ei pruugi olla alati samad, siis see, et me kõik hoolime väga haridusest ja me hoolime me nimetame oma õpilasi oma lasteks, ja me hoolime teineteisest, et see on midagi, mis liidab meid.
ma arvan, kogu eluks.